Tere hommikust! Mina olen Triinu ja mul on ülihea meel, et sa oled siin YouTube'i kanalil või Facebooki grupis. Täna palus minu hing edasi öelda sellest teemast, miks inimestel on ärevus, miks neil on depressioon, miks meil on haigused. Seal on ainult üks põhjus. Me oleme alla surutud. Me kanname epigeneetiliselt oma esivanemate mustreid ja me toimime täpselt nii, nagu nemad toimisid ja me kanname neid ja see tähendab seda, et see programm läheb edasi. Ja sinu haigus võib olla sinu täna kõige suurem kingitus, sellepärast et sinu hing soovib sealt kastist välja ronida, sest ta ei soovi enam olla seal depressioonis, ta ei soovi enam elada nii, nagu sinu esivanemad elasid. Sa soovid elada hoopis teistmoodi. Sa soovid teha seda, mida sa armastad. Sa ei pruugi veel täna teada, mida sa armastad, aga sul on võimalus see teada. Nii et kui sa võtad oma vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte, siis see on alguspunkt, kus sa saad hakata ronima järjest kõrgemale, et teada saada, kes sa oled ja miks sul on ärevus, miks sul on depressioon ja miks sa ei tunne ennast hästi. Tegelikult meil on kõigil võimalik tunda ennast väga hästi. Meil on kõigil võimalik elada oma hinge järgi, kui sa seda valid. Ja see tähendabki seda, et sinu haigused ja sinu hädad on sellepärast, et sa ei kuule iseennast. Ainult iseennast. Kui sa kuuled iseennast, oled oma tee peal, siis sa tunned rõõmu, siis sa särad, siis sinu edu on sulle sisse kirjutatud, sellepärast et sa elad iseenda järgi, sa elad iseenda sisemise tõe järgi ja sa tead, mida sul tuleb teha. Ja sest sa tõused hommikul ja sa hakkad täpselt seda tegema, sest sa tead, mis on sinu missioon ja sa tahad seda teha. Aga nii kaua, kui sa ei tea ja lähed sinna tööle, mis ei pane sinu silma särama, siis see on üks kohtadest, miks on inimesed täna haiged ja nad on depressioonis ja nad ei tunne ennast hästi. Alles siis, kui sa lähed omale teekonnale, alles siis avanevad sulle uued uksed, alles siis. Nii et selles mõttes ma julgustan täna minema oma teekonnale, olema ja hakkama avarduma, muutma oma maailmavaadet. Inimesed, kes on selles maailmavaates, et töö on oluline ja teha täpselt nii, nagu sa oled õppinud, aga sinu maailmavaade võib olla täiesti teine, et sa võid hakata tegelema selle tööga, mis paneb su silma särama ja see, mis annab sulle energiat, sest sa teed midagi suuremat. Nii et kannatus võib täna olla sinu kingitus, juhul kui sa valid sealt välja tulla ja sa valid otsida enda vastused enda küsimustele. Mis on sinu sees? Kes sa oled? Miks sa oled? Ja kui sa ei tea, siis ma aitan sul neid lahti kodeerida, kui sa ise ei ole veel sinnani jõudnud. Ühesõnaga, kui inimesed hakkavad kuulama iseennast, hakkavad elama iseenda järgi, iseenda sisemise tõe järgi, siis sa oled terve, siis sa oled rõõmus, siis sa tõused hommikul kergusega ja mõtled, vau, täna ma saan seda teha, teist teha. Ja see tagab sulle õnne, rõõmu, vabaduse, sest vabadus on kõige olulisem. Sa oled sisemiselt vaba ja sa lood oma elu omade reeglite järgi. Nii et ärevus, depressioon ja kõik muud haigused on lihtsalt sellepärast, et sa oled kuskil kinni. Sa oled kuskil kinni kellegi arvamuses, kuskil sõltuvuses, kas rahast, kas töökohast, kus iganes. Aga kui hing on vaba, siis hing loob ja sa tulid siia maa peale looma. Nii et ära unusta,
sina oled kõige olulisem, ainult sina ise. ja see tähendab seda, et kui sa kuuled iseennast, siis sa saad liikuda elus edasi. aga kõikide hädade teema on see, et me ei kuule iseennast, sest meid on nii ära programmeeritud ja mis on keha parim asi, ta annab sulle lihtsalt sõnumeid haiguste näol, et sa lihtsalt vabastaksid selle. see on ainuke viis, mida keha oskab teha. sellepärast, et kui sa oled nendest programmidest vaba, siis sa energia liigub, sa oled terve. ja mis on kõige suurem unistus ühel haigel inimesel? tal on ainult üks unistus, olla terve. kui sa oled terve, siis on sul mega palju unistusi ja sa saad kõiki neid täita. mina olen täna selles kohas ja täidan kõiki unistusi ja see on mega, see on mega. ja kui sina soovid ka täita oma unistusi, aga sa ei tea veel, kuidas, siis siin all on kontaktid, sa võid mulle alati kirjutada. aga imelist päeva, tšau.